kõige olulisem osa, meistrikategooria. Kas tahate teada, kes sai meistriks? Ei kuulnud, kas te tahate teada, kes sai meistriks? Väga hea, ma ei ütle seda praegu. Esimesena ütlen ma välja teise koha ja meistri teise koha saavutas meeskond, kes alati lendab kõrgelt. Kas keegi aimab, kes olla võiks? Ja meeskond, kes alati lendab kõrgelt ning saavutas meistri teise koha, on meeskonna hüüa, tuleb. Aplaus meistri teisele kohale. Mis te arvate, kes nüüd on järgi jäänud? Meistri esimene koht. Ahto, kas sa oled valmis? Ahto on valmis. Esimese koha 2013-2014 FLL hooajal saavutas võistkond. Mul on nüüd siin väike kiusatus, mul on ette antud kirjeldus, mis ma selle meeskonna kohta peaks ütlema, aga see kirjeldus reedab ära selle meeskonna nime kohe. Aga nad kasutavad ühte robotit, mis on uuem robot kui NXT. Ja eriti äge on see, kui see on selle meeskonna kätes ja see meeskond tuleb 7. klassist ja ta tuleb Gustav Adolfi gümnaasiumist. Minge veel kuhugi. Sellega ei ole lugu tänaseks lõppenud. Meil on teile üks väike teadaanne. Ja see teadaanne on selline, et selle teadaande taga on üks lugu. Ja see lugu on seotud selle meeskonnaga siin. Kui me oleme välja öelnud, et me saadame Champion meeskonna nii-öelda hasartmängumaksu nõukogu ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kulul Hispaaniasse mai lõpus Eestit esindama, siis sel aastal ei ole see meeskond. Sest et Gustav Adolfi gümnaasiumi 7. klassi võistkond EV3 leidis juba võimaluse esindada Eestit kohe juuni alguses OEC-ga, mis on siis Euroopa turneega, samal ajal Torontos. Ning nüüd nad saavad teha seda täies ulatuses, aga kuna Ameerika ja Kanada üritus ja Euroopa üritus kattuvad, siis nad ei saa olla samal ajal kahes kohas. Seega, kallis Gustav Adolfi gümnaasiumi 7. klassi võistkond EV3, ma loodan, et see on mitte viimane kord, kui ma seda nime ütlen. Teie lähete Eestit esindama hasartmängumaksu nõukogu ja majandus-kommunikatsiooniministeeriumi toetusega Kanadasse, Torontosse juuni alguses. Palju õnne teile!
aitäh teile!